Paistab koti pekki keeranud, kukkus maha. Haukudest välja tulnud. Paindus ära kukkumisega. Nii. Korras. Eelmine aasta käisin kalal, aga siis oli väga kehvad olud olid. Näiteks see, kus see telk praegu on, näete, lähege vist sinna lähemale. Seal eelmine aasta jääd ei olnud. Sinna ei saanud eelmine aasta üldse minna. Aga paistab, et see aasta korralikult külmetanud ja korralik talv ja jõgi kinni tõmmad. Keegi ikka käib siin kalal, nad tehtud ikka telk üles pandud ja siis võib kindlasti jää peal rahulikult kõndida. Ma alguses mõtlesin, pean hakkama puurima, et vaatama, kui sügav on või kui paks jää on. Lund jää peal on üpris vähe, seal kaldas oli, kus ma tulin, oli natuke vett jää peal. Ja see oli nii väike koht. Paistab vedamuselt on topelt jää siin. Eks ole näha. Vaatan, kui paks jää siin on siis. No see aasta on korralik üle 20 sendi juba. Näed, lauk kolega. Oligi mingi täpselt 20 senti. Vaatame. Kui sügav siin on ka. Pole kunagi siin käinud. No ja sellega. Onge sisse pange piiga laks ja ainult kadunud. Ei usu. Võiks olla nii. Aga lant võiks alles jääda ikka kala kätte saada. No siin seda sügavust ka natuke ikka on. Noh, täna telki küll vaja ei ole, täna on ilus ilm. Tuult ei ole ja on lumesadu võti kinni. Saab muidu lund täis. Nii, selle aasta esimene unn sisse siis. Vaatame, tuleb siit midagi või ei tule. On siin all elu või ei ole, peaks olema küll hea koht kalapüügiks. Koha peaks olema siin ja haugi on kindlasti. Nii, põhja. Lutsuga peaks kindlasti olema. Nii, põhjas. Sõlm sisse. Järgmisena padrun. Natuke padroneid on ikka.
Nii, valmis. Teeme uue augu ja proovime uuest august midagi saada. Tavaliselt jaanuaris ma üldse kalal ei käi. Rootsis olin, siis oli ka tavakalastusaeg oli märtsist aprilli lõpuni. No, siin on juba sügavam natuke. Paistab, et veel 2 kalameest tulevad ülevalt ja võib-olla nende telk ongi. Mega ilus rahulik ilm. Ilusad kohevad lund sajab ja -8 väljas. Aga kala ei näkka. Üks sunna pauk käis, vaatame mis seal on. Teine kaamera kaasa ja kas saab esimese kala või? Oleks äge küll. Pauk oli nii pisike, ma ei kuulnud küll peaaegu seda. Vaatame. Liigub siin midagi või liigub. See nöör seisab paigal. Ei liigu kuskile praegu nöör. Tasakesi vaatame, mis siin on. Midagi ikka tõmbab siin õnnalt. Tõmbasin vist kala ära otsast, jäpp. Kala sai süüa nüüd. Perse küll midagi tõmbas õnnalt. Toon siia uue kala ja vaatame, äkki saab midagi. Vähemalt liigub, midagi on siin. Uue kalarutt otsa ja see esimesel võis kalaga kehvasti otsas olla. See, mis konksu otsas oli. Mõtlen, edu. Tervet kala ei ole, siis on jama. Fileedega tulevad kergelt ära. Võime selle paremini otsa panna. Nii. Eks ole näha. Tuleb uuesti või ka. Augi lõksu saab vist jätta küll siia ööseks. Paistab, et midagi ikka liigub siin. Siis äkki on midagi otsast ka lõksuga. Siin siukse uue vilkuva tulukese. 3 värvi vilgub siis. Eks ole näha, kas see toob mingi kala juurde või. Praegu siiamaani mul, ma ei tea mitu tundi ma juba siin istunud olnud, võib-olla 1,5 tundi. Ainult see üks sunnaga võtmine oli. Noin, ma ei tea, kas nood saavad mingit kala seal. Proovin istun nüüd 2 õngega, vanan ühe otsa ussik või need tõugud ja teine on põiguga ja vaatab. Nüüd läksin sügavamale kohta, kus võib-olla natuke voolu ka. Kas ole näha, äkki saab siit niimoodi kala siis. Äkki tõuguga tuleb paremini. Soomes ma ei ole veel valgeid tõuke poes näinud. Kõik on neid punased siin. Paistab, et telk on alles veel. Eks ongi siia jäetud, et vaata kui kindlalt arvestavad, et keegi seda telki ära ei võta. Telk seisab rahulikult ja keegi ei karda. Eile puurisin natuke siis. Tuli natuke vett jää peal, eks ole näha palju seda vett tunnad on. Lund palju ei ole, ei tohiks nagu pressida seda lund alla.
järsk mägi alla siin. Saime jää peale küll. Üks ole kohe näha. Siia pole vett tulnud. Siuke kõhe tunne sees ei ole kaua augilõkse olnud kuskil sees. Lähen pärast augilõksude vaatamist sinna teisele poole kallast ka. Vaatan, mis seal pildiru ääres on. Äkki võtan midagi. Nüüd juba augu üles leidma. No näed siin, kus augud on tehtud, et siin ikka vesi peale tulnud natuke. Siin, kus mina augi lõksud panin, vaatame, kas siin on ka vesi ümberringi. Siin vett ei ole, arvatavasti sellepärast, et vaata, tõmbasin kõik ümberringi ära, et see jäetus siis -10 ära ja siis vesi ei tulnud august välja. Aga seal, kus nüüd ääres on augud tehtud, seal on vesi kõik peale tulnud. Kõhe tunne küll sees. Imelik augilõkse jälle vaatama. See kui jõe peal. Kirve välja, et saab lahti lüüa. No, midagi katki lüüa. Teise poolega on võib-olla parem. Ostsin ühe jalamatti, et teha 4, aga see matt on ikka natuke väike. Võiks nüüd suurem olla. Siin on ikka vesi all, kus lõks on. Matt on siin. Siit poolt ka lahti. Nii. Selle pealt ära siis. Matt on läbi märg muidugi. Kuidas lõksuga on. Lõks ei ole lahti läinud. Siin ei ole kala. Jätan sisse veel nii kaua, kui ma siin olen mati peale, et ei külma ära kõik. Nii. Lähme järgmise augu juurde, siis ma ei hakka neid asju kaasa võtma. Järgmine. See on ka täitsa korras veel. Ei ole siin ka mingit kala. Siin oli see siis, kus mul see unnaga üks võtmine oli. Ei ole siin ka midagi. Lõks on puutumatu. Kahjuks. Ja viimane auk on mul siuke, kus mul on lihtsalt üks lant 3 kolmikuga sisse pandud. Eks näha ole, kas äkki selle külge tuleb midagi, siis on küll huvitav, et siis ei ole seda elussöödaga vajagi panna. Siis võid ainult landi panna, kala tuleb otsa. Ma arvan, et kala liigub rohkem märtsis. Märts-aprill on see põhimõtteliselt, kus nad liigub rohkem. Haugerit hakkab siis süüa otsima. Siis on õige aeg augilõksudele võib-olla. Tema ei ole augilõksudega jaanuaris üldse püüdnud tavaliselt. Alati kevadet ootan, et siis on ilusad soojad ilmad, et järve peal istuda.
ei ole siin ka midagi. Ei ole kala õnne. Jah, käisin, tegin seal natuke auka, aga ei näkanud kuskil mitte midagi. Mõtlesin, näitan selle ka ära siis teile, mis mul siin tegelikult oli haugilõksu asemel. Siin on mul siuke töö juures tehtud lant. Noh, ei saa landiks kutsuda. Mõtlesin, et proovin, et äkki kala võtab seda ka, siis ei pea elussöödaga nagu proovimagi. Aga siin, noh, kui juba elussöödaga ei võtud, siis ei võta siin ka seda lanti. Vaatan, järgmine kord panen järve peale. Näed, siukse asja ehitasin. Aha, siin on natuke sassi, sellepärast võib-olla ei olegi. 3 konksu küljes ja näeb välja nagu kala ja mine tea, äkki võtab kala seda ka. Teise poole natuke värvi ka pandud. Eks ole näha edaspidi, kas sellega trehvab midagi tulevikus või trehva. Aega veel testida on. Aga noh jah, eks järgmise korrani siin paistab, mul ei ole ühte kala ei ole ja ma viitsin sama ka passida, kui siin näkka ka. Täiesti haud vaikus, kuigi on jõgi siin suur. Peaks midagi ikka olema. Siia tee alla on pandud mingi soojaveetorud vist. Et must rästas on siin korralikult tuuslund. Praegu näete, läks sinna puu otsa. Läheb peidab ennast ära minu eest eile. Ma sain ta video peale 1 meetri kauguselt, ainult oli siin ääres, näed, siin ääres on ka suland. Ka mingi soojaveetrass läheb siit tuuslas eile siin lähedal. Siin ma sain ta ilusti pildi peale. Näe praegu lendab minu eest ära. Eile ei kartud nii palju. Täna kardan millegi pärast rohkem. 2 nädalat hiljem tulin tagasi siia. Telk on ikka seal samas seisab. Siia vahepeal mingi rada tekkinud. Huvitav, kas see on autorada või on, mis rada see on. Ma arvan, et see on uisutamiseks tehtud rada. Jah. Eks näha ole. Ma vaatasin uuesti kaarti, seal on kõik madal. Ja siis kaardi pealt vaatasin, siin on tume. Et siin peaks siis sügavam olema, äkki kala siin sügavamalt siis. Mõtlesin, ei saa proovimata jätta. Võib-olla jätan lõksud siia ka. -21 kraadi väljas. Näed, siin on jäässe pragu tulnud. Proovin ära, vaatan, mis siin on. Kui sügav siin on. Jää on ka kindlasti kõvasti paksemaks läinud. Kaks nädalat ütte, -15 vähemalt iga päev. Pole ime. Nii hull ei ondki. Vesi aurab kõik nii külma väljas. Jah, praegu auku vaadates on siuke tunne nagu mingi kuum vann on, et aurab. No vaata, kus on sügavam mujal. Ei tea, tundub sama. Keegi üritab seal autot käima saada. Aku, kutu. Kuuled, kuidas üritab käivitada, aga käima ei saa. Jaa, paljudel on see nädal akuga probleeme olnud, üks töö juures ka. Esmaspäeval tahtis tööle tulla. Aku kutu hommiku. Pidi tuppa laadima võtma, et tööle saada.
tuli 2 tundi hiljem. See lõhu tühjendab oma aku täielikult ära, ei saa see käima enne. Pool tundi enne, mis sai korra auto seal käima. Igat tossu, suur tossupill oli üles. Paistab, et suri välja uuesti. Ikka käib. Tossab korralikult. Paistab, et jäärada on ikka autole tehtud. Ma mõtlesin jääd uisutamise jaoks tehtud, aga paistab, et ikka auto jaoks tal tehtud see rada. Jää ragiseb kõik. Ei ole mõeldud nii raskele autole. Ja see jääpaks ei ole siin. 20 senti on maks. Võib vabalt olla mingi õrn koht ja on autoga läbi, see on ikka korralik raske Jeep ka. Sellepärast see mõra oligi siin järve peal. Et sõidavad Jeepiga, siis tõmbab mõra sisse jääda. See, kus tema sõidab, on üpris voolav vesi ka. Jää praguneb kõik. Selle aasta viimane jäälkäik arvatavasti. Järgmine nädal on juba plussid ööpäev läbi ja siis enam külma ei tule. See on näha, kas üldse saan see aasta kala või saa jääg ilma kalata jääbelt. Või esimene näkkamine. Okei, sulle näha, kas tuleb tagasi. Aga huvitav. Hakkab elama siin all. Väga õrn näkkamine oli, aga seal on mul tõugud otsas, aga need on tõugud on niimoodi pool surnud. Nagu näha, mul terve siin jää on nüüd mustasid tõuke täis, ma ei teadnud, need kõik kuitud juba. Tavaliselt peavad kaua külmkapis vastu, aga seekord jah, tõmbasid mustaks kiiresti midagi pärast. Paras vaadata, kas mul tõugud alles midagi. Äkki saab kasutada ja juurde panna sinna. Üks. 2, 3, 4, 5, rohkem pole. Võtan välja uued tõugud. Näkkas korra uuesti. 2 korda. Ei tea, mis kala seal on. Mingi pisike arvatavasti. Seal on näha, kas näkkab uuesti. See oleks selle aasta esimene kala talvel. Ei ole üldse kala õnne olnud. Käisin siis oli -25 kraadi ja nagu videodest nägite. Söötsin siia herneputru ka sisse.
et latikat äkki tuleks siia. Eks ole näha. Kaks väikest näkkamist oli ja siis oli vaikus jälle. Nii kui kaameraga panin käima. Tunnetab ära, et kaamera käib, siis ei näkka. Arvatavasti selle aasta viimane kalastus. Panin 3 munna välja, eks näha ole, kas tuleb. Mõtlesin saare ja maa vahele, et äkki tuleb midagi siit. Ma ei ole veel siiamaani leidnud head kalastuskohta siin Soomes. Meri on ka natuke kaugele sõita, ei viitsi sõita. Siis proovin siit järvedad, mis siin läheduses on. Kõige sitem talv mul ei olegi kunagi kalata jäänud varem. Ma olen isegi väikest kala saanud see aasta. Täitsa ajuvaba. Ma olen ikka leidnud nii kehvad kohad, et pole mul seda kala õnne see aasta. Paistab, et võib-olla saan esimese kala see aasta. Tõmbas korralikult alla ühe korra. Panen pauku igaks juhuks kinni. Ei ole vaja raisata. Korralik alla tõmme oli, aga siis on vaikus. Vaatame, kus on kala alles. Kala on alles. Üks korralik suur tõmme oli. Pauk käis. See jookseb. Oi, jalg tuli ära. Jookseb korralikult. Perse küll tuli otsast ära. Tagasi sisse. Kui haug on, siis tuleb tagasi. Suur ei olnud. Tundus väike olevat. Võib-olla ahven siis oli. Ei vedanud. Keegi lõksu või miskit siia unustanud jähe sisse. Vaatame, kas saame lahti. See on siin juba päris kaua vedelenud. Võib-olla puuriga siin natuke puurima kõrvalt. On näha, et siin on kaua olnud. Ja siis püüpis paks ka. Öeldakse, et uudishimu tapab. Mõtlesin, teen kõrvalaugu ja proovin kõrvaltaugust lihtsalt välja tõmmata. Võib-olla löön natuke jääd ära vahepealt. Üpris sügav on see jää paks. Augu sisse. Kuule, siin on päris paks ei jää veel. Eks ole näha, kas saab selle nööri kätte sealt kuskilt.
loodame, et see on küllalt pikk. Peab ikka kurat märjaks tegema ennast. Taha seda ära kaotada. Mis see siin on siis? Katkine võrk või? Mitte midagi. Selline võrgunöör. Kellega võrk siin olnud. Ja siis oli vist kinni jäetunud ja ei ole kätte saanud. Vaatan, kas saab nööri välja tokiga tõmmata äkki läbi jää. Prahti ei jäta siia. Loosin, et kaugel lõks on, aga ei olnud. Vaatame, kas saab välja või ei saa. Sai lahti. Nii. Sai vähemalt nöörid sealt ära võetud. Ei jäänud jõkke kuskile põhja või järve kuskile põhja. Munnaga 2 näkkamist oli hommiku ja nüüd on täitsa haudvaikus olnud, mitte midagi enam. Tund veel ja siis on minu hooaeg läbi. Siis öösel tulevad plussid juba ja mul on töönädal ja lapsed ja need ei ole aega jälle tulla. Ei ole mul seda kala õnne see aasta. Ehk järgmine aasta tuleb paremini.